Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Instituudi rahvusvahelise isiksuse arengukeskuse Eesti filiaal. Ja tutvustame teile õpilasi, kes on leidnud tee siia keskusesse ja uurima, mis ajandas neid õppima ning mida on see neile elus juurde andnud. Kogu metoodika ja õppekava on välja töötanud Natalia Vladimirovna Rodina, kes on Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Instituudi teadlane, akadeemik, psühholoog, parapsühholoog, teaduse anomaalsete seisundite uurija ja loomulikult rahvusvahelise isiksuse arengukeskuse looja ja õpetaja. Tere kõigile! Mul on väga hea meel olla täna siin Reneli ja Reelikaga. Tere! Tere! Ja sooviksin ka teie käest natukene teada tausta, et kust te tulete ja millega te seni olete tegelenud? Mina olen Reneli ja mina tulen Tallinnast, aga tegelenud olen eelkõige terve elu IT-ga. Kõik mis erinevad IT-protsessid, kõigega olen tegelenud. Ja nüüd viimased 6+ aastat olen lapsi kasvatanud. Ja tegelen muidugi igasuguste vaimse arengu kõik asjad, et hästi palju käinud koolitustel õppinud ja kõike seda. Tere, mina olen Reelika ja mina olen kõik aastad nii hariduselt kui ka tööalaselt olen personalitööga tegelenud. Nüüd samuti umbes 6 aastat olen olnud lastega kodune, aga ka muidugi samaaegselt tegelenud ka muu enesearengu teemadega, et jah, põhimõtteliselt. Ja kui ma teie käest küsin, mis on teie kummagi jaoks hingeline vaimne areng? Lühidalt kokkuvõttes, mis see teie jaoks on? Minu jaoks ongi võib-olla kasvamine või võib-olla mõistmine just. Eelkõige selline arusaamine, et ma mõistangi asju, võib-olla ma mõistan põhjuseid ja mõistan tagajärgi, et ma oskan asjadest aru saada ja see tulebki niimoodi, et mitte ainult tagasiulatuvalt, vaid et ma oskan ka järjest rohkem ja rohkem mõelda samaaegselt ja käita juba neid asju. Ja minu jaoks hingeline areng isegi muutub kogu aeg. Selles mõttes, et see tähendus kui selline, et mida rohkem sa saad informatsiooni, seda sügavamaks see hingeline arengu tähendus läheb, aga peamiselt hakkadki tõesti mõistma ja järjest aktsepteerima inimesi ja nende käitumist teatud olukordades, et sa lihtsalt õpid aru saama sellest, et esiteks nende inimeste eripärast ja ka aru saama sellest, et igalühel ongi omad valikud ja oma tee elus. Just. Ja te mõlemad olete ka Natalia Vladimirovna Rodina õpilased, aga kuidas sai Nataliast teie õpetaja? Kuidas see teekond oli? Kuigi ma olen igasuguste muude asjadega tegelenud, siis tegelikult ma võin öelda, et mõnes mõttes see oli juhuslikult, et lihtsalt läks niimoodi, et sõbra kaudu sattusime ja siis tuli ja siis me tegelikult koos läksime mõnes mõttes isegi algul meil ei olnud tõesti mingit eelinfot või rohkem, et mingi info oli asjad, aga mida see nüüd suuremalt kujutab ja siis oligi selline kambavaim, võib-olla me kõik koos läksime ja ilmselt juhuseid pole nii olemas, et nii pidigi minema, pidime sattuma ja siis, kui me olime juba õpilised, siis me juba mõistsime kõike. Jah, põhimõtteliselt, et mul täpselt samamoodi, et minu jaoks on täielikult igasugune selline hingeline või suuremas võtmes vaimne areng väga palju käinud just Reneli kaudu või tänu Renelile, et tema kaudu olen ma jõudnud, ma saangi sellest aru, et juhuseid ei ole olemas ja eks meie hinged ongi väga lähedaselt juba seotud, et aga tänu Renelile mina olen seal, kus ma olen praegu. Väga lahe, niimoodi õdede energia toimib hästi. Jah, meil koostöö toimib väga hästi. Väga tore. Aga te olete ka nüüd mõlemad päris mõnda aega õppinud ja kas te märkate ka mingisuguseid konkreetseid vahesid või mingeid muutusid, mis teie elus on tulnud just tänu nendele teadmistele ja oskustele, mis te olete saanud siit sellest rahvusvahelisest isiksuse arengukeskusest? Ja kindlasti, et mina oskaks kõige rohkem öelda seda, et maailm meil tegelikult ju kogu aeg muutub ja muutuvad igast olukorrad ja asjad ja ega ka tihti pole kõik asjad kõige kergemad, siis ma arvangi, et kui ma
paneks ennast näiteks sinna aega, kus ma ei olnud õpilane ja nüüd võrdlen sellega, kui ma olen õpilane ja võrdleks praegust aega, siis ma arvan, et see oleks hoopis teistsugune ja et lihtsalt, et praegu, et võib-olla ongi see, et ongi selline hinges selline rohkem rahu, on ju, et kindlasti kannatlikum, selline mõistlikum, saad rohkem aru asjadest ja mõistad, on ju, ja nagu näed ka võib-olla rohkem suuremat pilti, et arengut on kindlasti veel küll ja küll, aga lihtsalt, et juba mingid muutused, et kohati mõtledki, et ei kujutakski ette, kuidas muidu nagu oleks saanud hakkama. Ja minul täpselt samamoodi, et kui ma olen enam kui veendunud selles, et jah, jällegi täpselt samamoodi, et kui ma mõtlen selle aja peale, mis oli nagu varem, kus ma tagantjärgi saan aru, et alati ma püüdsin leida kõigis teistes süüdlasi igasugustes olukordades, et endas süüd ma ei näinud, siis nüüd ma näen selle asja suurt pilti ja saan arugi reaalselt oma kogemuste näol olengi tunda saanud seda, kuidas minu mõtted, minu nagu teod, kõik ongi täielikult minu enda loodud. Et varem ma ei oleks mitte kuidagi moodi sinna jõudnud, et seda üldse sellest aru saada. Väga tore. Aitäh teile jagamast. Aitäh.